1917. aasta teisel poolel oli Eesti tulevik lahtine. Kas Eestist saab Nõukogude Venemaa osariik, sotsialistlik töövabariik või iseseisev demokraatlik riik? Või äkki haaravad Balti-Saksa mõisnikud Saksa vägede abil uuesti võimu? Kõik võimalused olid avatud. Eesti poliitilise korra pidi paika panema Eesti asutav kogu, mille rahvas valis 1918. aasta jaanuaris. Rahvas oli aga kaugel poliitilise korralduse küsimustest ning neid huvitasid palju vahetumad probleemid. Nad tahtsid lõppu sõjale, toidupuudusele ning mõisate jaotamist taludeks. Ja just neid asju lubasid neile enamlased. Pärast veebruari revolutsiooni olid nad oma mõju rahva seas tunduvalt kasvatanud ning valmistusid kasutama oma populaarsust, et haarata võimu. Eestis oli enamlaste populaarsus märkimisväärselt tõusnud ning 1917. aasta sügisel toetas neid juba 40% Eesti elanikest. Eriti suur oli nende toetus tööstustööliste seas ning sõjast väsinud Vene armee sõdurite hulgas. 25. oktoobril kukutasid enamlased Venemaa ajutise valitsuse ning võtsid hiljem üle Eestimaa kubermangu valitsuse. Järgnevatel kuudel said nad oma populaarsusele tuginedes kontrolli alla ka enamik Eesti linnade valitsused ning ajasid laiali neile opositsioonilise Eestimaa maanõukogu. Nüüd asusid enamlased üle võtma mõisaid ning kehtestama kontrolli vabrikute üle. Järgmise sammuna võimu kindlustamisel võtsid enamlased ette enamuse saavutamise Eesti asutavas kogus. Paljudele rahvakihtidele oli enamlaste poliitika vastuvõetamatu. Nende vastu olid baltisakslased, kodanlus ja jõukamad talupojad ning neid esindavad parempoolsed erakonnad moodustasid enamlaste vastase opositsiooni. Kuna enamlased ei tahtnud teiste erakondadega võimu jagada, liitusid aja jooksul opositsiooniga ka sotsialistlikud parteid. Ohuks enamlaste võimule olid Eesti rahvusväeosad, mis olid Vene armee koosseisus loodud kaitsmaks Eestit Saksa vägede vastu. Eesti väed olid rahvuslikult meelestatud ning eriti nende ohvitserid suhtusid enamlastesse vaenulikult. Opositsioonierakonnad olid mures enamlaste võimu suurenemise pärast. Suur osa sellest tugines aga välisteguritele. Kuna Eesti oli Venemaa osa, tuli alluda Lenini valitsusele ning siin viibisid ka Vene väed, kes toetasid enamlasi. Need kaks tegurit moodustasid suure osa enamlaste tugevusest. Mis aga juhtuks, kui Eesti saaks iseseisvaks riigiks? Siis ei oleks Lenini valitsusel Eestis enam sõnaõigust ning maalt peaksid lahkuma nii Saksa kui ka Vene väed. Eesti otsustati kuulutada iseseisvaks. Kõige parem oleks, kui seda teeks asutav kogu. Enamlaste vastased üritasid saavutada asutavas kogus enamust, et seda teha. Kuigi pinged olid õhus, siis suurema konfliktini asi veel ei läinud, kuna paljude arvates saab Eesti saatus otsustatud asutavas kogus. Opositsioonierakonnad lootsid saada seal enamust ning seetõttu ei üritanud nad enamlasi nende võimu kindlustamisel takistada, sest see pidi olema vaid ajutine nähtus. Samal ajal ei hakanud enamlased oma vastaste vastu suuremaid repressioone rakendama, kuna nad uskusid, et nad saavad asutava kogu valimistel üle poole häältest ning saavutavad võimu seaduslikul teel. Ka baltisakslased ei teinud suuri takistusi mõisate ülevõtmisele. Nende arvates pidi otsustavaks saama Saksa vägede sissetung Eestisse, mis taastaks mõisnike võimu. Jõudiski kätte asutava kogu valimiste aeg. Kõik parteid suunasid oma energia valimiskampaaniasse ning 21. jaanuaril algasid valimised. Osades kohtades aga lükati need nädala võrra edasi ja vahepeal loeti olemasolevad hääled kokku ning selgus, et enamlased said kõigest 37% häältest ja olid sisuliselt jäänud kaotajaks. Vahepeal avastati, et baltisaksa aadlikud olid astunud ühendusse Saksa vägedega ning kutsusid neid Eestit okupeerima. Enamlased väitsid seepeale, et baltisakslased ja Eesti kodanlus kavatsevad haarata Eestis võimu ning kuulutasid linnades välja sõjaseisukorra ja asusid oma vastaseid taga kiusama. Valimised katkestati. Nüüd ei olnud enam võimalik kuulutada Eestit iseseisvaks asutavas kogus. Järgmiseks võimaluseks oli võtta mõnes linnas rahvusväeosade abil võim ning kuulutada Eesti niimoodi iseseisvaks. Kui suur aga oli edu lootus? Võimalikke stsenaariumeid võime näha naabermaadest. Üks võimalus oli, et iseseisvuse väljakuulutamine jääb vastukajata ja see annab enamlastele just ettekäände alustada oma vastaste tagakiusamist. Seeläbi kindlustavad enamlased oma võimu veelgi ning olukord kujuneb sarnaseks Lätiga, kus enamlased olid sel ajal kindlalt võimul. Teise võimalusena leiab iseseisvuse väljakuulutamine laiemat kõlapinda ning Eestis algab kodusõda enamlaste pooldajate ja iseseisvuse pooldajate vahel. Sarnane stsenaarium leidis aset Soomes, kus 2 nädalat tagasi algas kodusõda valgete ja punaste vahel. Või võib-olla alustavad sakslased rünnakut ja Eesti jääb Saksa okupatsiooni alla ning baltisakslaste võim taastatakse. Ükski nendest võimalustest ei olnud hea. Seda, mis juhtub edasi, vaatame järgmises osas.